Mina olen Joona. Ja minä Helena. Ja me olemme alates käesoleva 2019. aasta augustist Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Soome Luterliku Evangeeliumi Ühingu välismissionärid Kagu-Aasias Myanmaris. Meie koostöökirik on üks 4 siinsest väikesest ja noorest luterlikust kirikust, mis loodi 2000. aastal, kui rühm presbüteri ja baptistikoguduse vaimulikke Põhja-Myanmaris India piiri lähedal hakkas uurima Luteri väikest katekismust ning muid kirjutisi. Sündis veendumus, et soovitakse luua Myanmari luterlik kirik. Täna on kirikul 5 kogudust Põhja-Myanmari väikestes külades ning 2 endises pealinnas umbes 7 miljoni elanikuga Yangonis, mis on nüüd ka meie kodulinnaks. 3 aasta eest täitus kiriku juhtkonna unistus, kui Soome Luterliku Evangeeliumi Ühingu abiga loodi Yangonisse Myanmari luterlik teoloogiline instituut, kus täna õpib 15 õpilast. Alates uuest kooliaastast, mis siin algab juunis, hakkame ka meie õpetama teoloogilises instituudis. Enne aga kui ise õpetama saame asuda, oleme õpilase positsioonis. Nimelt on praegu meie põhiülesanne õppida selgeks burma keel. Algus on olnud väljakutsuv, kuid põnev. Oleme ühe täiesti teistsuguse kultuuri ning siinsete inimeste õpilased. Ning kõik on korraga uus. Keel, kultuur, inimeste käitumine, ühiskonna kirjutamata reeglid, kliima, igapäevast rutiinid ning see olukord paneb seda tugevamalt lootma Jumala juhtimise peale. Tema on saatnud meid välja ning lubanud olla igal päeval meiega. Selles on suur kergendus, et me pole tegemas seda tööd oma jõu, vaid Jumala abiga, paludes temalt tarkust ja juhatust. Sooviksin jagada teiega ühe mõtte Pauluse missioonireisid Makedooniasse. Apostlite tegudes on kirjas, et Pauluse teise missioonireisi ajal nägi ta unenäo, kus üks Makedoonia mees seisis ja palus teda. Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Missionitöö, nagu iga kuulutustöö, eeldab sisemist ja välist kutsumist ja saatmist. Esiteks kutsub Jumala sõna meid kõnelema Jumala armust, mistõttu oleme sõna poolt kutsutud ja saadetud. Aga teiseks on meil kutse ja saatmine nii siinse luterliku kiriku poolt, kui ka meid saatvalt Eesti Evangeelset Luterlikult kirikult. On tähtis, et mõistame, et Jumal ise avab inimeste südamed kuulama evangeeliumi. Meie ülesanne on kuulutada ning olema avatud selleks, et Jumala püha vaim on meiega igas kohtumises. Ära unusta ka sina, et seesama Jumala armu vaim on ka sinuga igas kohtumises. Missioon on kiriku põhiülesanne ning iga kristlase kutsumus. Oleme väga rõõmsad, et ka Eesti Evangeelsel Luterlikul kirikul on osa üle maailma tehtavas missionitöös. Kui tahad rohkem infot meie tegemiste ja siinse töö kohta, külasta Missioonikeskuse kodulehte või meie Facebooki lehte Toivased Mission. Kel on võimalus ja soov toetada siinset tööd rahaliselt, leiab vajaliku info Missioonikeskuse kodulehelt. Soovime sinu ellu rõõmu ja rahu Issandas.